Tšau, barbekässad! Vahepeal on toimunud selline imelik võistlus teie jaoks tõenäoliselt nagu maitseainete MM. Siin tulevad nende tulemused. Mis asi on maitseainete MM? Maitseainete MM on siis American Royali, mis on siis maailma suurim barbekivõistlus. Selle raames toimuvad siis ka maitseainete võistlused ja maitseainete võistlused näevad välja nii, et võistlejad ehk siis ettevõtted peavad saatma oma maitseainesegud. Need on markeerimata purkides, kuhu pannakse neile peale siis ainult numbrid. Need on kõik ühesugused. Need pannakse seasise filee peale ja nüüd küpsetatakse täpselt 71 kraadini ja siis kohtunikud hindavad 2 kategooriat. Üks on välimus ehk siis selle asja värv ja nad hindavad raabi, et kuidas ta seal sea peal välja näeb. Ja teine asi on maitse loomulikult. Ja siin on tihedas kirjas 7 lehekülge, ehk siis osalejaid oli seal. Mina vaatan mild kategooriat, et on ka hot kategooria, aga nagu need raabid, mis on nii-öelda igapäeva raabid, tulevad siit välja. Ja siin oli 248 raabi või maitseainesegu oli siis võistlustules. Ja üllatus. Maailma parimaks raabiks osutus midagi, mis on ka meil riiulis olemas. Nimelt, palju õnne, Big Sweet Barbecue ja tema Pork Boost. Napakas on nüüd on nagu pauk minu pihta. See asi on siin riiulis olnud mõnda aega, aga mitte poes üleval. Riiulis on olnud ainult. Et my bad, selleks hetkeks, kui seda videot vaatad, on maailma parim raab meie veebikanalil või veebipoes saadaval. Sorry. 3. koha napsasid jälle eurooplased ja pole mingi uus asi, ehk siis ta on selle sama 3. koha saanud ka aastal 2023, ehk siis Southern Touch of Sweet on siin. Tuttavat kraami leiame veel sealt nimekirjast ja mitte vähe, ehk siis 10. kohal on Duffy Stone'i Sweet, mida siin taga enam ei ole, sellepärast et seal on mesi sees ja sellega on pupu nüüd meie kui eurooplaste jaoks. Oli hea kraam, ma soovitasin ka kõigile ja läks nagu päris libedat. Mulle endale meeldis ka pulled porki sellega teha, et väga-väga maitsev kraam oli. Et kõik oli ühes purgis just, kui see ei pidanud laiali tõmbama. Siis 19. kohalt leiame. Kusjuures see on huvitav, et me leiame sealt kõige esimese puhta kanaraabi, et mis osales seal kategoorias. Testitakse ju sealiha peal, aga Smoke and Magic chicken raab on nüüd mingi nädalat paar meie riiulis olemas olnud ja see on kõva kärbes, sellepärast et ma jätkan mööda seda listi. Siis 28. kohalt leiame väga tuttava asja, ehk siis Blue Soogi Sweet and Savory klassika. 34. kohalt leiame jälle selle sama Smoke and Magicu, aga seekord ribiraabi. Ehk siis see on magus ja piprane on selle asja nimi. 47. kohalt leiame asja, mis on pärit Euroopast ja see on 2023. aastal olnud seal teisel kohal, ehk siis Southern Touch's Season It All. Siis 89. kohal ja 91. kohal ja 98. kohal on barbecoa raabid. Esimene asi on siis see uus, The Champ. 89. kohal on siis tema The Champ, see, millega meil oli eelmine nädal retsepti video just. Ja sealt edasi tulevad siis Space for Taste ja Holy Grail Lemon Pepper. Ma ei tea, kas te ei saatnudki siis seda tavalist Holy Graili, ma ei näinud üldse siin nimekirjas, ehk siis tõenäoliselt ei jõudnudki sinna. Siis tuleb jälle eurooplane
Southern Dutchi All Time Classic. See on saanud päris paljudele siin lemmikraabiks, kuna see on klassikaline barbecue maitse. Siis tuleb selle sama Southern Dutchi All About Steak 126. kohal. Blue Soogi, kus juures see nüüd on midagi, ma näitan kohe. Meil on seda kraami on erinevates suurustes nüüd olemas. See on tõenäoliselt seal kõigi raabide vanaisana lihtsalt nagu suur hall habe on ees ja siis ta osaleb seal ja osaleb nii hästi, et on 131. kohal. Et Blue Soogi Original Dry Raab, kui seda mulle, minu arvamus on, et see on üliklassikaline barbecue raab, eks ole, palju paprikat ja nii edasi. Kui siia rohkem panna pruuni suhkrut sisse, siis sellest tuleb, ise paned. Siis sul on seda raabi rohkem esiteks ja siis sa saad päris hea koduse pulled porki lahenduse siit. See nimekiri jätkub veel ja veel ja veel, on mõttetu neid sealt vedada, aga väga pull värk jah, et my bad, minu viga, et maailma parim raab oli väga palju kuid siin minu selja taga riiulil, aga ei olnud poes üleval. Väga vabandan, nüüd on see viga parandatud. Ehk siis, kui sa tahad maailma parimat barbecue raabi, siis mine meie poodi ja osta sealt Big Sweet'i Pork Boost. On veel midagi, mida ma teile näidata tahan. Nimelt, siis Barbecue Ranch, ehk siis Jolanda, kes käis ka üle-eelmine aasta siin Eestis võistlemas ja oli kange konkurent, on nüüd siis oma maitse nüüd valmis saanud ja kastmed ja need on nüüd siin. Ehk siis Barbecue Ranch Winners Sauce. See on niisugune kergelt suitsune, magus barbecue kaste, väga mõnus kraam, et eile siin testisin inimeste peal, neile väga meeldis see. Siis Barbecue Ranch Winners Raab, eks nad tegid ühe maitseaine ja see on nii ribi kui kona peal super nende arust. Ütlen ka kohe uuesti. See on nagu väga hea magusa soolase segu. Ja siin on veel midagi. Okei, siin on lisaks tavapärasele kõigele, nad kasutan nii valget kui musta pipart. Siin on veel oregano ja köömned. Ja siis päris palju erinevaid chillisid. On hea kraam. Aga siis kogu nende valikust, mis on ainult 3 asja tõsi praegu, minu isiklik kõige suurem üllatus ja lemmik on Barbecue Ranchi Raspberry Chipotle ja see on väga erinev sellest, mis meil muidu need Raspberry Chipotlet siin on olnud. Mulle muidu meeldis Blue Soogi oma, üldse ei meeldi, ütlen ausalt. Aga sellepärast on see kosmoskuusid kadunud ja nii edasi, et see oli jamps minust. See on hästi vedel ja magus ja nagu ülihea, ausalt, et see on tõesti väga maitsev minu arust. Ja kui siin on natukene nagu nii-öelda hiiti kuuma sees, siis absoluutselt ei häiri, et väga okei on. Lisaks, eile õhtul Jolandaga rääkisin, ta andis mulle ka oma nii-öelda võistlusretsepti ribi jaoks, nende maitseainetega ja kastmetega. Seal on lisaks veel Blue Soogi asja, aga mul on see teadmine olemas ja selle ma ka teile voolin siis retseptiks mingi hetk. Ja mis kõige olulisem siin on öelda, et ei tohi unustada, et oli maailma rankingus teine, maailma, mitte Euroopa, maailma rankingus teine ribi kategoorias. Vot nii, aga uut kraami kogu aeg lisandub, hoidke poel silma peal ja ilmad on käes, head grillimist ja barbecue tegemist.